talu kartuli juhatuse liikme Kalle Hangurdi arvates müüdi eelmisel aastal kartulit alla oma hinna. Võrdluseks on eelmine aasta, siis põhjus ongi see, et eelmine aasta oli kartuli hind alla tootja hinna. Et kuna oli kogu Euroopas ületootmine, suht head ilmastikuolud olid ja sellest johtuvalt kartuli hind langes. Rahandusministeeriumi analüütiku Kristjan Pungase sõnul hinnakasv järgnevatel kuudel aeglustub. Kui me vaatame, et juunis oli see 3,8%, et siis juulist ta aeglustus ja selles mõttes on positiivne ja meie hinnangud, prognoosid viitavad sellele, et ka lähikuudel inflatsiooni aeglustamine jätkub, ja sügisel peaks isegi inflatsioon alanema alla 3% ajutiselt. Et selles mõttes on igati positiivne. Ka Tõnu Mertsina nõustub temaga. Jah, meie prognoosime hindade kasvu aeglustumist ja selleks peamiseks põhjuseks ongi välise hinnasurve vähenemine. Kokkuvõttes me võiksime ikkagi öelda, et lähikuudel hinnakasv aeglustub. Keskkonnaministeerium lubab Euroopa Liidu rahadega investeerida Rusalkast meriväljani ulatuva rannikuala õhukvaliteedi parandamisse kuni 5 miljonit eurot. Täna tutvustati tellitud uuringu vahearuannet. Jätkab Margit Vissak. Eelmisel aastal käivitas Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti, et selgitada välja põhjused, miks Rusalkast meriväljani ulatuvasse randa puhutakse haisev vetika ja taimemass. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus toob välja uuringus välja toodud esialgsed põhjused. Seda, et Tallinna lahesopis on kehv veevahetus, sinna me ei saa midagi teha, et see looduslikel põhjustel nii on. Et vetikad vohama kipuvad ja asja kindlasti muudavad hullemaks ka juba põhjas